1 aasta Keskerakonna Tartu piirkonda juhtinud Andro Roos võeti aprilli lõpus ametist maha ja nüüd loob mees uut parteid, mis kannab nime Plaan B. Eestis tegelikult on puudu üks korralik Lõuna-Eesti erakond. Plaan B, kui ta saab registreeritud, on ainukene erakond, mille peakontor on Tartus. Ja ma arvan, et seda on Eestile väga vaja, et Tallinna kesksust vähendada. Viimastel Riigikogu valimistel sai Andro Roos üle 500 hääle ja toona oli tema üks põhilubadusi see, et ta loobub parlamendiliikme töötasust ja annab selle abivajajatele. Roos lubab, et kui nende erakond peaks Tartus sügisel võimule saama, siis linnapeana tõmbaks ta südalinna kultuurikeskuse projektile pidurit ja leiaks selle ehituseks mõeldud rahale hoopis teise kasutuse. 100 miljonit tuleb jagada Tartu praegustele ja tulevastele peredele eluaseme soetamiseks. No näiteks kui 10 000 perele igal ühel anda 10 000 eurot korteri või maja soetamiseks sellel tingimusel, et järgmise 5 aasta jooksul saavad juurde vähemalt 1 lapse, siis ma usun, et me saame Tartu elanike arvu kiiresti üle 100 000. Kindlasti Andro Roosil on alati väga lennukad ideed olnud, et kindlasti ma arvan, et ta meediapildi sellega ületab, eks ole, et aga kuhu ta sellega välja jõuab, eks seda näitab siis aeg, eks ole. Ütleb poliitikaanalüütik Art Johanson ja lisab, et esmapilgul tal loodavasse erakonda väga suurt usku pole. Aga kui me vaatame ikka, kus on tekkinud uued erakonnad hetkel, siis nad on pigem tekkinud liberaalsel tiival ja see konservatiivsel tiival tekkinud uued erakonnad, Eesti rahvuslaste ja konservatiivide liit, see ERK, eks ole, et nad ikkagi ei ole tegelikult suutnud läbi lüüa veel. Ja sama ma ütlen, et selle Plaan B puhul ka, et esmahinnangu ma annaks, et nemad väga suurt mõju ei avalda valimistel, mis tulevad. Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk toob Eesti 200 näitel välja, et pigem on täna inimesed pettunud uutes erakondades. Ja vaadates ka hetkel erakondade reitingut, siis mulle tundub, et Eesti rahvas ikkagi loodab nendele välja kujunenud ja ajaloolistele jõududele või erakondadele, et ma ei näe küll, et ühiskonnas oleks suur õhin ja ootus mõne uue erakonna tekke järele. Täna on Plaan B-l 200 liiget. Roos usub, et erakonna moodustamiseks vajalikud 500 liiget saadakse augustiks kindlasti kokku. Ega ongi üllatav vahel, kui kiiresti suudetakse erakondi moodustada, eks ole, sama oli Eesti rahvuslaste ja konservatiivide puhul, eks ole, et nad tegid vist 6 ajaga oma erakonna ära. Ja 200 on see, et 300 on veel minna. Kui vaadata ka viimaseid erakondade reitinguid, siis Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud uuringust, mille täpsed andmed saavad kolmapäeval avalikuks, selgub, et üleriigiliselt juhib hetkel Isamaa. Ja teisel kohal on Keskerakond ja siis minu arust tulevadki umbes et Reformierakond, EKRE ja siis tulevad valimisliidud. Et Reformierakonna EKRE reiting on umbes 13-14 peal ja siis Isamaa on 21 peal ja Keskerakond on umbes 20 peal.